Selle nädal oleme uurinud siis ilmutuse raamatu 17 ja 18 peatükid. Ja ma natuke jätkan siis sellega. Mina ei räägi siin ei hooradest, metsalistest ega kõigest muust sellest, vaid mina tahan teiega jagada mõtteid Jumalast. Sest igasuguses nendes huvitavates ja ka keerulistes ja segastes loodes me alati näeme Jumalat. Ja nüüd tulles siis korra tänapäeva, kujutage ette, et kutsutakse sõbramajja peole. Et ootate seda väga, et saaks head muusikat ja head toitu ja sõbrad koos ja ajate juttu ja mõnus on olla. Ja sa jõuad maja juurde ja kuputad uksele. Ja ta sõber avab ukse ja kutsub teid sisse. Kuid kohe sisenedes märkate midagi kummalist. Kogu maja on erinevate jumalate ja jumalannade kujude ja piltidega täidetud. Elutoas on kaanlaste tormijumal Baal ja köögis on pilt vilistite kalajumalast Dagonist. Ja koridoris märkate, et on moabiitide hävitaja jumal Chemoshi kuju. Ja magamistoas näete, et on pilt kreeklaste jahi ja looduse jumalannast Dianast. Nüüd, kui te olete nagu mina, siis enamused nendest nimedest ei tule teil isegi tuttavad ette. Aga sellised ebajumalad on siis olemas. Ja te olete šokeeritud ja olete natuke segaduses ka. Ja küsite sõbralt, et mis siis toimub? Ja ta ütleb, et tema ja ta pere on otsustanud kummardada kõiki neid jumalaid ja jumalannasid, sest nad usuvad, et igaüks saab anda neile midagi, mida ta soovib või tahab või vajab. Ja ta ütleb, et Baal võib anda neile võimu ja edu, Dagon võib anda neile rikkust ja õitsengut, Chemosh võib anda neile kaitset ja võitu, Diana võib anda neile ilu ja naudingut ja kõike muud head paremat. Ta ütleb siis, et tema ei näe sellest probleemi, et ta neid jumalaid ja jumalannasid kummardab. Selles ei ole midagi halba, sest nad kõik on osa ühest ja samast jumalikust reaalsusest. Kõik on midagi üleloomulikku. Ta ütleb, et usub endiselt ühte tõelist jumalat ja arvab, et Jumal ei pahanda ju selle peale ometigi, kui ta austab ka neid teisi jumalusi. Ta ütleb, et on lihtsalt avatud ja salliv teiste religioonide ja kultuuride suhtes. Nüüd ta kutsub teid ka ühinema selle sama ülistusega. Pakub, et võite anda palveid ja ohvreid ja ütleb, et see saab olema lõbus ja põnev ning saate neilt palju õnnistusi ka peale kauba. Ja kuidas sina siis ennast selles olukorras tunned? Kuidas sa reageerid sellisele asjale? Kas sa ühined oma sõpradega nende vale jumalate kummardamisel? Kas sa seaksid ohtu oma usu ja lojaalsuse ainsale tõelisele jumalale? Ja mõtlete, aga kellel päriselt siukene on, kui paljudel inimestel on päriselt majad igasugused selliseid ebajumalaid täis. Aga kui ma seda illustratsiooni lugesin, siis ma hakkasin mõtlema, et kuule, aga see ei ole üldse ju kaugel tegelikult minu enda selles mõttes reaalsus, kus ma olen kuulnud inimeste lugusid ja tuttavaid ja sõpru, kes kummardavad kivisid, kes puid ja muid, kes näevadki, et aga jumalaid on ju palju ja miks siis jääda kinni ainult ühte ja austame ja usaldame ja kõige olulisem on see, et mina oleksin õnnelik ja mul oleks hästi ja kõik oleks olemas. Et tegelikult on selline elu täiesti igapäevane inimeste jaoks. Aga Piibel ütleb meile, et selles maailmas on palju vale jumalaid, kes on kas välja mõeldud või teemonliku päritoluga. Need on iidolid, mida inimesed teevad oma käte või mõistusega. Need on pettused, mida saatan kasutab inimeste jumalast eemale meelitamiseks. Need on vaenlased, kelle üle Jumal mõistab kohut ja hävitab, nii nagu me nägime 17. peatükis ilmutuse raamatus, kus ta toob välja, et on keegi, kes on pööranud Jumalale selja, kes kummardab teisi ja kes teenib teisi isandaid. See on see dilemma, mida ma avastasin ilmutuse raamatust. Ja täna ma tahangi selle peale ehitada, sest selles peatükis räägib natukene rohkemastki.
nii 17. kui 8. peatükis. Ja mina tahan sealt välja tuua just seda, mida ta meile siis Jumala kohta räägib, et kui on võimalus teenida nagu ebajumalaid ja teisi jumalaid, miks peaksime oma silmad pöörama issanda peale? Nimelt esimesena mina avastasin siis esimene kirjakoht, kuhu ma teiega liikuda tahan, on 17. peatükis 12. ja 17. salmis. Ja 12. salmis ta räägib siin 10 sarvest ja ta ütleb 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud kuninga võimu, kui nad saavad koos metsalisega meelevalla 1 tunniks, et valitseda kuningatena. Ja 17. salmis ütleb järgmiselt, sest Jumal on nende südamesse andnud teha tema nõu järgi ning olla sama meelt ning anda oma kuninga võim metsalise kätte, kuni Jumala sõnad on täide läinud. Ja ma mõtlesin nende salmide kohta, mida see meile Jumala kohta õpetab, mida me näeme siin Jumalast. Ja ma nägin, et see on selline korduv tähendus on meelevald, mis on Jumala kontrolli all. Ja kuigi see võib meis tekitada natukene võib-olla muret või segadust ja ka nagu kahtlusi selles mõttes, et kui mõtleme, et kõik kuri on ka Jumala kontrolli all, siis mis saab sellest kurjast, mis minu elus on kõik juhtunud? Mis saab sellest halvast, mis minu elus on juhtunud? Kahjuks me tänases jutluses seda lahata ei saa. See on väga pikk teema ja ma arvan, et see on teema, mida mitte ükski jutlus ei suuda õigesti ja täielikult hallata. Nii et kui teil on sellised küsimused, siis nagu siin teadetes juba mainiti, saate tulla minu juurde ja me saame arutada seda natukene pikemalt. Ja võib-olla üks-ühele tasemel just nendel teemadel, mis teid konkreetselt puudutavad. Aga me näeme siin kirjakohas, et Jumalal on vägi kõige üle. Temal on kontroll kõige üle. Ja kurjus saab minna täpselt nii kaugele, kui Jumal laseb. Aga miks laseb Jumal siis nii kaugele sellele minna, kui me vaatame, mis siin 15. ja 16. salmis juhtub, kuidas kurjus pöördub iseenese vastu, kus nad hävitavad, ründavad ja tirivad üksteist lõhki. Miks laseb Jumal sellele kõigel nii kaugele minna? Mina mõtlen siin, et tõenäoliselt sellepärast, et rahval oli vaja näha. Inimestel on vaja näha, kui kaugele ja kui sügavale kuri võib minna. Ja sellepärast Jumal ei saa alati hoida meie silmi kõige eest kinni ja meid kaitsta ja hoida kõige eest, vaid ta peab näitama kurjuste tõelist olemust. Aga selles samas on lohutus, teadmine, et see kunagi ei lähe tegelikult käest ära, sest see on Jumala käes kinni hoida. Nii nagu eelmine kord, kui me teie siin ees olime, rääkisime Eeliast ja seda, kuidas kõik looduse väed tulid enne Jumala vaikset häält. Ja see oli jälle näit sellest, et Jumal kontrollib kõike loodut. Ta kontrollib iga inimest, iga inimese hinge ja südant. Ja see on tema kätes hoida. Aga temal on see vaikne hääl samamoodi. Ja see ongi järgmine koht, kuhu ma teiega tahaksin minna. Nimelt 18. peatükis 20. salmis me näeme, kuidas siin Jumala rahvale öeldakse, et rõõmusta tema pärast taevas ning pühad ja apostlid, rõõmusta pärast taevas ning pühad ja apostlid ja prohvetid, sest Jumal on teie kaebused mõistnud tema kanda. Ja siin oli üks teine koht veel, sest tema patud, ehk siis selle Hoora patud, sest tema patud on ulatunud taevani ning Jumalale on tulnud meelde tema ülekohtused teod. See on siis 18. peatüki 5. salm. Ja me näeme siin, et Jumal on keegi, kes kuuleb. Ta kuuleb kannatajate palveid, ta kuuleb rõhutuid ja ta mõistab seda ülekohut, mis on tehtud. Ja ta reageerib sellele. Ta ei jäta seda niisama. Nii et tal on kontroll kõige üle, aga ta ei lase selle kontrolli all kurjusel lõpmatult möllata, vaid ta kuuleb, kui inimeste karjad tõusevad temani. Ja ta tegutseb selle nimel. Ja see on midagi, mida me näeme
17. peatüki 14. salmis, kus nad hakkavad sõdima tallega ja tal võidab nad ära, sest tema on isandate issand ja kuningate kuningas ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad. Nii et need peatükid räägivad meile sellest, et meil on Jumal, kellel on kõige üle kontroll, aga samas, kes kuulab meie hüüdeid ülesse ja tal on vägi midagi sellega ette võtta. Ta on kõige vägevam üldse. Kurjus ei saa temast võitu. Ta on tugevam kui ükskõik, mis meie katsumus elus, ükskõik, mis kurjus, mis meie suunas on pööratud. Ja kui me jääme talle ustavaks, hoiame temast kinni, siis tema saab meid kõigest välja tõsta. Aga kui me läheme, siis natuke vaatame uuesti seda kurja poolt ja tulles tagasi selle 18. peatüki 5. salmini, siin on väga huvitav sõna. Ta ütleb, et ning Jumalale on tulnud meelde temale ülekohtused teod. Ja ma tükk aega mõtlesin, et kas ta siis nagu vahepeal unustas kurja ära, et mismoodi sellega on, et nagu kurjus meeles, oih, tähendab, las ma tulen nüüd selle juurde tagasi. Ma arvan, et see tegelikult räägib meile Jumala armust. Samamoodi nagu me näeme seda 24. salmis. Ning sinust on leitud prohvetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud ilma maal. Me näeme, et see Hoor tegi midagi kohutavat. Ta hävitas ustavaid, ta pettis ja röövis ja viis inimesi valele teele. Ja mingi hetk nagu justkui tuleb see Jumalale meelde. Ja mina mõtlen, et see meelde tulemine on samamoodi nagu teise sõnuga arm, kus Jumalal on nagu kannatlikkus lasta inimestel olla, tegutseda, teha. Ja kuigi me võime minna hullemaks ja hullemaks ja hullemaks, siis Jumal ootab meid. Ja ta ootab, et me pöörduksime, ta ootab, et me muudaksime oma viise. Kuni üks hetk on võimalik ennast ära lõigata temast. Ja see on see koht, kus ta ütleb, et tema patud on ulatunud taevani, tema ülekohtused teod. Nii et kuigi me näeme siin, et karistus väga hirmuäratav, kõik on väga pahasti, siis selle karistuse juures on tegelikult ka selline kannatlikkus ja armulikkus oodata ja oodata ja oodata selle väga viimase piirini oodata, et võiks pöörduda, võiks muutuda see olukord. Aga kui see olukord ei muutu, siis me näeme 18. peatüki 8. salmis ja 19. peatüki 1. ja 2. salmis viimast Jumala olemuse elementi, siis, milleni mina jõudsin. Ja nendeks on sellised järgmised salid siis. Seepärast tulevad ühel päeval tal nuhtlused, surm ja lein ja nälg. Nendega põletatakse ära tulega, sest võimas on issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle. 19. salmis räägitakse, halleluuja, pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged. Ta on ju mõistnud kohut suure Hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramisega ning ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud. Nii et jällegi, võttes siis kõik need punktid kokku, me näeme seda, et Jumalal on kõige üle kontroll. Aga ta on ühtlasi kannatlik ootama, et me pöörduksime tema poole. Ja kui viimane piir on ületatud, siis tema on piisavalt vägev, et panna käsi ette, takistada kurjusel maal minemas kaugemale, kui tema lubab. Ja kõige selle juures ta on õiglane kohtunik. Ta ei tee neid otsused lihtsalt suvalt
mõeldes, kuidas hetkel on parem või kuidas parasjagu tuju juhib, vaid ta on kõik need asjad läbi katsunud. Ta vaatab need teod üle, ta vaatab need vaimud ja mõtted ja südamed üle ja siis annab oma õiglase kohtuotsuse. Aga jällegi, et kui me mõtleme sellele, et samas ta on kõige selle juures kannatlik, siis ehk me ei pea kartma seda, et Jumal on ühtlasi kohtunik. Me ei pea kartma seda, et Jumal on hästi tugev. Ja ma arvan, et selles on lohutus teada, et meil on väga-väga tugev õiglane kohtunik, kes kontrollib kõike siin maailmas ja kes kannatlikult ootab meie ustavust temale. Nii et kuigi piibel hoiatab meid valejumalate kummardamise ja teenimise eest, siis nad ei saa meid aidata ega meid päästa. Neil ei ole väge kontrollida loodut, neil ei ole väge kontrollida kurja siin maal. Nad on väärtusetud ja jõuetud. Nad on kahjulikud ja hävitavad tihtipeale meie hingele. Nad valmistavad meile pettumust ja reedavad meid, kui me neile toetume. Siiski meil on elav Jumal, kes on ustav ja vägev, kellel on kontroll kõige loodu üle ja kes on väärt meie ülistust ning pühendumist. Mõtlesin, et ma jagan teiega siin lühikese kogemuse siis iidolitest elus. Ja üks nendest ei ole siis mitte minu kogemus, vaid ühe YouTuberi, keda ma jälgin, üks piibliuurija, keda ma olen viimasel ajal hästi palju olen tema videosid vaadanud, sest ta on lihtsalt hästi rõõmsameelne ja nagu positiivne inimene ja nii pühendunud Jumala sõnale. Ja siis tema rääkis ühe loo sellest, kuidas ta oli olukorras, kus ta võib-olla peaks kolima. Ja talle nii meeldis see väike linn, kus ta elas ja ta nagu nautis kõike seda seal ja ta ei kujutanud ette, et ta peaks sealt ära kolima. Aga üha rohkem ja rohkem piiblit uurides ja palvetades ta tundis, kuidas tema südamele tekkis tundnud, aga miks sa ei ole valmis kolima? Mis siis, kui Jumal on vaja, et sa koliksid? Mis siis, kui mina tahan, et sa liiguksid? Kas sa siis ka ei ole valmis kolima? Mis on sinu teema selle kolimisega? Ja mingi hetk sai aru, et sellest oma elukohast, kus ta parasjagu oli, et sellest oli mingis mõttes saanud tema iidol. Koht, mille ta valiks Jumala asemel. Ta pigem jääks sinna, kus tal on hea olla, kui et koliks sinna, kuhu Jumalal on vaja teda saata. Ja ta palvetas ja ta nutis ja ta anus, et Jumal, kuidas selle kõik on, mulle nii meeldib, mu lastel on siin hea olla, meil on siin tore kogukond, me oleme kogudusse sisse elanud, kõik on nii hästi. Kas ma tõesti ei või siia jääda? Kuni üks hetk ta pidigi vaatama otsa sellele, et aga mismoodi on lugu iidolitega elus? Ja ta otsustas Jumalale alistuda ja oma elukoha siis ära anda. Ja tõesti, nad pidiki kohe varsti pärast seda pidid kolima. Aga nad kolisid niimoodi, et mõned aastad varem, kui nad olid palvetanud, mida ta omalt elult tahavad, siis seda nad tol hetkel ei saanud ja nüüd nad said seda ja pealegi. Et tegelikult see väga tore koht, kus nad olid, oli temale takistuseks saamast seda, mida ta tegelikult oli alati Jumalalt palunud. Ja sarnane, mitte nüüd nii elu muutev iidoli kogemus oli ka minu elus nüüd hiljuti, kus ma täiega mõtlesin, et mul on nagu rohkem vaja aega selleks, et palvetada, et nagu piiblit uurida, see ei ole see sama lugu, mis ma Hapekas rääkisin. ja ma tahtsin nagu seda aega Jumala jaoks saada. Aga samas mulle meeldib ka vahest mängida videomängusid ja teha midagi toredat, on ju. Ja üks kindel videomäng, mida ma viimasel ajal nagu natuke rohkem mänginud. Juba natuke aega tagasi Jumal pani mul selle südamele, et kas sa päriselt ka pead seda mängu mängima või mitte. Ja siis algul oli nii raske, sest nagu siis, kui ma olen pingeline aeg ja ma olen nii väsinud ja lihtsalt tahaks ennast välja lülitada, siis ma ikka tavaliselt mängin seda mängu. Ja siis see oli eile õhtul, kui ma kirjutasin seda jutlust ka ja rääkisin iidolitest ja olin just mõelnud sellele loole, sellele tüdrukust, siis mõtlesin, et aga tõesti, kui see nagu selle asemel, et
kasutada seda vaba aega selleks, et võttagi lahti ja uurida piiblisõna, mida ma tegelikult tahtsin teha. See ei olnud nagu minu jaoks mingi töö, see ei olnud midagi, mida ma mõtlesin, et ma peaksin seda tegema. Vaid ma tean, et kui ma piibli lahti, ma naudin seda. See on hea minu jaoks. See on hea mulle vaimselt, see on hea mul nagu vaimulikult ja see on minu jaoks lõbus tegevus, et see ei ole kunagi mingi metsas, ma pean piiblit uurima. Ja kui need panna 2 asja kaalule, kumma sa siis valin? Siis ma okei, Jumal ütles, sa pead selle mängu ära kustutama. Siis ma olin mingi, aga oota, mul on veel see tase vaja ära teha. Aga siis ma läksin, kui ma juba niimoodi mõtlen, et Jumal ütleb, et kustuta ära ja mina mõtlen, oota, mul on see tase vaja ära teha. Siis ma läksin lihtsalt julmalt mõtlemata, läksin oma iPadi, kustutasin ära, kustutasin kõik sellega seoses äpid ära, kustutasin kõik veebilehed sellega seoses ära. Ja siis ma mingi, nüüd Jumal, anna mulle jõud, et ma ei läheks homme või ülehomme selle juurde tagasi. Sest tänapäeval on nii kerge neid asju uuesti ju nagu alla laadida. Aga see näitab meile, et meie iidolid võivad võtta väga erinevaid kujusid ja märkamatuid kujusid. Ja tegelikult see küsimus on see, kui meil on ees Jumal või midagi muud ja see midagi muud on meie jaoks olulisem kui aeg Jumalaga, kui see sõnum Jumalalt, see hääl Jumalalt, mis meid juhib elus, siis see võib olla iidol, mida meil on vaja elust eemaldada. Ja see on väärt seda kõike sellepärast, et meil on vägev Jumal, kellel on kõige lood üle võim, kes on kannatlik meiega, kes on armuline meiega, kes räägib meiega isegi, kui meie elu on täis iidoleid, kes annab meile armu ja andestab meile ja kutsub meid tagasi enda juurde. Ja sellepärast ma kutsun meid täna kõiki üles koos minuga ütlema lahti nendest iidolitest meie eludes ja alluma Jumala juhtimisele, alluma selle Jumala häälele meie südames. Ja minu palve on, et see tulev nädal võiks olla täis Jumala vabastavat väge ja uuendust. Nii et kelle südames on sama soov, ma kutsun teid üles minuga koos palvetama. Kallis taevane Isa, me tõstame oma südamed, oma mõtted, kõik sinu poole. Sina tead neid iidolid, mis meie eludes on. Ja need on meil kõigil erinevad. Ja sellel ei ole ühte kindlat sõna, mida saab öelda, see asi on halb või see on hea. Aga Isa, sina tead. Sina tead, mis meie eludes on vaja muuta. Sina tead, mis takistab meil sinu häält kuulmast. Sest sina ju kõneled meiega kogu aeg. Me teame, et sa kõneled. Ma olen kuulnud sa häält. Aga Isa, vahest jääb elu jalgu. Ja täna me palume, et sina eemaldaksid need asjad meie elust, mis takistavad meil olla sinuga koos, käsikäes, täielikult. Isa, pane meile südamele need asjad, mis me peame eemaldama. Ja anna meile mõista, kus me peame muutuma. Et see nädal võiks olla vabastav ja uuendav nädal. Palume seda kõik Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.